Ma olen külas Plaan 2-l, kes on üle 15 aasta tegelenud ehitiste seadustamisega. Ja meid huvitab täna kasutusluba. Mikk, räägi, mis asi on kasutusluba? Kasutusluba on, nagu see sõna ise ütleb, et see on luba siis ehitise kasutamiseks. See tähendab seda, et on väljastatud siis justkui tunnistus ehk dokument kohaliku omavalitsuse poolt, mis kinnitab, et see ehitis vastab nõuetele ja seda võib otstarbelt kasutada. Millal kasutusluba vaja on? Kõige täpsem vastus on see, et siis, kui seadus seda nõuab, aga kui lihtsalt öelduna, siis ikkagi tavapärased hoone püstitamised, laiendamised, ümberehitamised, et need kõik tööd peaksid lõppema tegelikult kasutusloaga. Kui mul on maja valmis ja ehitusluba olemas ja ma elan seal sees, kuidas siis edasi toimida? Siis on vaja kokku panna kasutusloa jaoks vajaminevad dokumendid, see on siis ehitamise ajal tehtud dokumentatsioon ja ka siis selle valmimisel tagantjärgi teostatav dokumentatsioon. Et tuleb ära tõendada ohutus ja see kasutusloa taotlusega see dokumentatsioon siis ära esitada. Aga kui mul ehitusluba ei ole? Teatud juhtudel on võimalik seadustada läbi auditi. Ehk et kui ehitamine on toimunud enne 1. juulit 2015, kui hakkas kehtima ehitusseadustik, on võimalik siis seadustada läbi auditi. See tähendab seda, et on vaja ära tõendada ohutus ja ka piirkonna nõuetele vastavus. Ehk et ongi tavapärased auditid vaja kokku panna ja sealjuures teha ka siis hoone graafiline pool, ehk siis korruseplaanid, vaated, lõiked, anda tänased tehnilised andmed. Ja kui see dokumentatsioon on koos, on ohutus tõendatud, anda kasutusloa taotlus sisse ja selle hakatakse siis üle vaatama kohaliku omavalitsuse ja Päästeameti poolt. Ja nagu ma aru saan, see tundub praegu tegelikult päris keeruline protsess, et kas selleks, et kõik need nii-öelda paberid kokku saada ja tegeleda, siis teie tegeletegi sellega? Täpselt, et aitame inimestel tegelikult kogu selle protsessi kaasa teha ja nii siis selle dokumentatsiooni poole pealt kui ka siis kasutusloa taotlemine ise, registrikanded ja ka nende märkuste lahendamine, kui need peaksid tekkima. Aga näiteks, kui inimene paigaldab endale kodus õhksoojuspumba, kas sellisel juhul on ka vaja midagi seadustada ja mingid paberid korda ajada? Jah, et see soojuspumba paigaldamine, see nõuab tegelikult ehitusteatist ja ehitusprojekti, ehk kui nüüd paigaldada see. Ja seal on ka omad nõuded. On olemas siis müranõuded, ehk et ei tohi ületada maksimaalset mürataset ja teatud piirkondades on ka siis selle ehitusliku poole nõuded ehk, et kuhu seda paigaldada tohib ja mismoodi seda paigaldada tohib. Kui inimesed nüüd vajavad seda kasutusluba, siis kus nad pihta hakkavad ja kuhu nad täpselt pöörduvad? Et inimestele võib-olla tundub, et see protsess on pikk ja keeruline, et selle jaoks oleme meie olemas. Et meid leiab plaan2.ee kodulehelt, vajalikud kontaktandmed on seal olemas ja lihtsalt julgelt ühendust võtta.